Sel pühapäeval kuulsime evangeeliumis pulmadest Kaanas, kus Jeesus tegi oma esimese ime. See pole lihtsalt lugu veini juurde tegemisest. See on lugu uuest algusest, lootusest ja Jumala hoolimisest meie igapäevase murede pärast. Meenuvad mulle Jaan Krossi romaani Keisri hull read, kus peategelane Timotheus von Bock seisab silmitsi dilemmaga, kas jääda truuks oma põhimõtetele või valida lihtsam tee. Ta valis tee, vaatamata tagajärgedele. Sarnaselt seisame ka meie sageli olukordades, kus tundub, et vein on otsa saanud. Olgu see jõuetus töö juures, keerulised suhted peres või kaotatud lootus parema tuleviku suhtes. Kaana pulmalugu näitab midagi olulist Kristuse ja Maarja suhetes. Maarja märkas probleemi ja usaldas oma poja võimet olukorda muuta. Tehke kõik, mida tema teile ütleb, ütles ta teenritele. Paavst Franciscus on öelnud, Maarja õpetab meid märkama teiste vajadusi ja viima need palves Jeesuse ette. See lugu puudutab eriti sügavalt tänapäeva inimeste südant. Elame ajal, kus paljud tunnevad end tühjaks või väsituna. Püha Johannes Paulus II on öelnud, ärge kartke, avake, ei tõmmake pärani uksed Kristusele. Need sõnad on aktuaalsed ka täna, eriti siis, kui tunneme, et meie veinianumad on tühjad. Kristus ei muutnud vett veiniks selleks, et näidata oma väge, vaid et säilitada pulmarõõm ja väärikus. Ta hoolib meie igapäevastest muredest, väikestest ja suurtest raskustest. Tema ime ei olnud lihtsalt veini juurde tegemine, vaid inimeste usu ja lootuse taastamine. Täna kutsub see evangeelium meid usaldama oma tühjad anumad, oma mured, hirmud ja vajadused Kristuse kätte. Ta võib muuta meie igapäevase vee eriliseks veiniks, anda meie elule uue tähenduse ja eesmärgi. Küsigem endalt, kas ma usaldan oma mured Kristuse kätte? Kas ma märkan teiste vajadusi nagu Maarja? Kas mul on julgust teha seda, mida tema käsib, isegi kui see tundub esmapilgul arusaamatu? Las see lugu innustab meid uuendama oma usaldust Kristusesse, kes muudab meie argipäeva eriliseks ja täidab meie tühjad anumad oma armastusega.